Täna hommikul kolis 22 aastat Tallinna loomaaias elanud Frida Scandinavian Wildlife Parki. Frida sündis siin ja kasvatus üles ka mitu poega ning tõi palju rõõmu. Loomaia töötajate jaoks oli tema lahkumine vägagi kurb. Ma ütlen, et ikka väike pisar tuli silma, kui läks, aga see on praktiliselt ikka, sest ütleme, meil on ju loomad, nagu pereliikmed, sest me harjime ju, Frida on mul oma ju nii-öelda silma all nagu sündinud siin ja kasvatanud. Et siis on alati rohkem kahju, sest need, kes on nii-öelda nagu võib-olla lähevad nooremast peast ära, ütleme, siis me juba teame, et siis, et nemad adopteeruvad palju paremini ja kõik, aga Fridal just vanust on. Kuna karud, kelle esivanemad on pärit loodusest, on paljundamise mõttes väga väärtuslikud, läheb Frida Taanis proovima veel ühe korra pisipere saada. Tallinna loomaaias on täna väga emotsionaalne päev, sest täna hommikul kolissid ära loomaaia pikaaegne elanik Frida. Aga jääkarudest siiski puudust ei tule, sest et siia asemele kolisid 2 noort saksa piigat, jääkarud Skadi ja Kaja, kelle esimesi tagasihoidlikke samme oma uues kodus meil õnnestus täna näha. Skadi ja Kaja esimesed sammud olid vägagi ettevaatlikud. Võõrad lõhnad ja kohad ehmatasid alguses päris ära, kuid üsna pea leidsid nad alalt tuttavaid mänguasju, millest osa olid neile kaasa pandud juba Rostokist, kus oli nende eelmine elupaik. Koos karudega tuli Saksamaalt ka nende talitaja, kes esimestel päevadel aitab neil uue koduga kohaneda. Kaja and Skadi were born in Rostock in 2021 and now they are 3.5 years old, a little bit less. Skadi is more dominant, would I say, and she also likes to be the chef in the group. And Kaja is more the friendly, dreamy bear and loves to play a lot and sleeps very well. And Skadi is more the self-confident. Skadi ja Kaja on suured veesõbrad ning vahel veedavad ujudes lausa 2 või 3 tundi järjest. Samuti armastavad nad väga süüa ja nende dieet on muuseas üsnagi rikkalik. They eat many things, beef, vegetables. They love watermelons. This is the number 1 food for them. And salad, carrots. Skadi ja Kaja täiendavad nüüd Tallinna loomaia jääkaruparki lisaks Inukile ja Imakile, kes on saanud siin juba pea pool aastat lustida. Hetkel on taaniõed ja saksaõed erinevate saadikutes, aga kas tulevikus võib nad ka kokku lasta? See on tuleviku asi, sellepärast, et esialgu on ikka nii, et mõlemad need õeksed on eraldi aadikutes ja võib proovida, sest seda on tehtud, et on lastud kokku, sest ütleme, teised on nüüd 5-aastased, nemad 3-aastased, nii et ikkagi noored. Et äkki nad sobivad, et siis oleks muidugi parem ja neil oleks lõbusam ja saaksid mõlemat aeda ka kasutada. Nii et seda näitab tulevik, aga esialgu jäävad nad eraldi. Tallinna loomaaias on nüüd lausa 4 noort jääkarutüdrukut ja seda just meie soodsa kliima tõttu. Paraku peavad paljud Kesk- ja Lõuna-Euroopa loomaaiad jääkarude pidamisest loobuma, sest kliima soojenemisega seoses on jääkarudel seal liiga soe. Kauaks emased jääkarud Tallinna jäävad, pole veel teada, sest ühel hetkel lähevad ka osa neist ilmselt mujale perelooma ning meile tuuakse juurde ka isane jääkaru.